Nii, nüüd salvestab. Nonii. Ootame vast minuti veel, et kell saab kohe 1. Ja ma siis lõpetan, kui me alustame, ma lõpetan oma ekraani jagamise, et siis, ei tea, Kaimar, kas sul on ka, kas sa tahtsid midagi näidata, siis sa saad seda sealt jagada, seda rohelise nupukese pealt, kui mina lõpetan. Kuule, tead, praegu niimoodi töötuna ma eelistaks pigem slaide mitte näidata vahelduse mõttes. Okei, teeme nii. Aga kas ma jätan selle taustaks või siis vaatame lihtsalt suuremat pilti rääkijatest? No, ma arvan, ka see on taustana väga okei. Okei, siis las ta olla. Aga seda saab igaüks muuta ka ju või? Vist saab, jah. Kuulen juba kohvitasside kolinad siia, nii et ilmselt viimased inimesed, kes ennast sätivad kuulama, juba tulevad oma kohviga. Nii. Kell on vist 1 läbi. Hakkame pühtama, on ju. Tere päevast. Minu nimi on Kuldar Leis ja ma olen siis 1,5 tundi maksimum modereerimas, kuidagi seda vestlust juhtimas. Ja kõik saavad küsimusi küsida, soovitavad läbi chati. Nüüd seda üritust, seda ideede teisipäeva on vedanud siis Tartu Teaduspark ja Tartu Ärinõuandla, Tartu linn ja Spark Demo. Et selles osas midagi muutunud ei ole ja suured tänud, et nad sellist üritust veavad. Aga mis on nüüd muutunud on see, et me oleme nagu üks tubli iduettevõte siin praegu või startup nii-öelda, et kui me kokku leppisime seda üritust, siis oli mõte seda teha ikkagi kuskil auditooriumis näost näkku ja ministriga, aga täna nüüd on välja kukkunud niimoodi nagu startupidel kombeks, et väga kiiresti on olud muutunud ja esialgsest plaanist ei ole peaaegu midagi järgi, aga teisalt jälle turg on asja paika pannud. Ehk siis proovime siis läbi Zoomi teha endast parima ja minister Kaimar Karu asemel on eraisik Kaimar Karu, aga ma arvan, et see lisab asjale ainult meie vaatevinklist põnevust juurde, et saab mingis osas hoopis teistmoodi võib-olla küsida. Nüüd plaan on siis selline, et Kaimar räägib kõigepealt 10-15 minutit endale sobival teemal ja siis hakkame läbi chati küsimusi küsima. Ja nagu siin ees kirjas ka on, et siis proovige siis mikrit väljas hoida ja läbi chati küsida ja kui ma aru ei saa küsimustest, siis saab võib-olla küsijalt otse veel üle ka küsida. Nii, aga kuidas siis öeldakse, et stage is yours. Aitäh, Kuldar, ja tervist ka minu poolt kõigile. Need välja kuulutatud teemad tõepoolest, mis alguses said paika pannud, oli kenasti kalendris see, et sel kuupäeval on Tartusse sõit ees. Et need olid mõneti siis võib-olla lähtusid nendest teemadest, mis tolle hetkel olid kuumad ja mis tolle hetkel ka ministeeriumi poole pealt ja ministri rollist olid sellised nagu igapäevasemad või midagi, millega see rohkem kokku puututud ja mis ka ühiskonnas kõlapindal leidnud. Ja see kõik loomulikult toimus enne seda, kui meil eriolukord välja kuulutati, enne seda, kui me hakkasime rääkima sellest, kui palju midagi tuleks piirata ja praegu me räägime sellest, et kui palju mida, kui kiiresti peaks uuesti lahti laskma, et me eludega paremini hakkama saaksime ja et me ei jookseks pea ees teise lainesse ja kõik see. Siis olukord on natukene muutunud, mis ei tähenda muidugi seda, et need teemad, millest algselt juttu oli või need teemad, mille põhjal me selle kokku leppisime, et need oleks kuidagi kaotanud oma tähtsuse.
et ma võtaks natuke 2 teemat niimoodi põgusalt ette ja siis läheks natukene laiemaks. Need samad 2 teemat siis, kui räägime hariduse ja teaduse rahastamisest, mis siis omakorda peaks kuidagi olema seotud ja toetama ettevõtlust ja eksporti ja siis sealt edasi rohepöördesse. Et selle teaduse ja hariduse rahastamise mõttes üks oluline aspekt, mida ma selle varasemalt ka loomulikult, aga selle 6 kuu jooksul võib-olla veel eraldi ja eriti nägin ja tundsin, on see, et kuigi me räägime koostööst, on selles valdkonnas natukene vähe koostööd ja ma selgitan, mida ma sellega mõtlen. Koostööd jääb puudu teaduse ja ettevõtluse vahel. Et meil on olemas mõned ettevõtted, kes ise teevad ka teadustööd, on olemas ettevõtted, kes koos teadlastega koostööd teevad, aga pigem on seda vähe. Ja mina nägin seda sellise kolmnurgana, mis kindlasti tuleks paremini tööle panna, et kolmnurk siis avalik sektor, kaldkriips, seadusloome, siis teadus ja siis ettevõtlus, et kolmnurka või 3 külge peaksid omavahel päris hästi tööle hakkama selleks, et kogu mudel töötaks. Meil on muulgas, mis meil on mured, on see, et teadustöö, mida tehakse, mille peale ka siis oodatakse ja loodetakse rahastust ja toetust, et see teadustöö aeg-ajalt ei ole selgelt seotud eesmärkidega, mis on ka teistele osapooltele arusaadavad. Ehk siis teadustöö, Eesti kontekstis, mida rohkem, mida laiemalt me suudame teha kvaliteetset teadustööd, seda parem on. Aga kui me ei suuda oma piiratud ressurssi mõistlikult ära jagada, niimoodi, et see, mida me teeme teaduses, on ühtlasi see, mida suudab ära kasutada meie erasektor või siis teiste riikide erasektor. Ja kui see on midagi sellist, millel ei ole otsest seost siis riigi prioriteetidega, mis on tohutult keeruline nendele tegevustele leida toetust, nendele tegevustele leida rahastust. Ja kui selline, akadeemia ja avaliku sektori koostöö, mis loomulikult on ühel või teisel moel toiminud pikalt, on mõnevõrra abstraktsem, siis just koostöö eraettevõtlusega on minu hinnangul see, mis aitaks meid kännu tagant välja, mis võib ilmselt tähendada seda, et toimuks ka teatav prioriteetide ümbermääramine teadusvaldkonnas, ehk siis millised valdkonnad, kui palju rahastust saavad. Ma usun, et kui see peaks juhtuma, siis see pigem on ajutine muudatus. Ehk siis me peame kännu tagant välja saama, me peame kogu mudelit tugevamaks muutma, mis tähendab seda, et võib-olla 3 või 5 aastat selle mudeli tugevdamise käigus on meil need valdkonnad natukene rohkem kokku tõmmatud. Me ei tee uurimust, et nii palju me teeme nendes valdkondades, kus on reaalne tellimus taga. Ja läbi selle koostöö võimendamise ja kohati ka koostöö ülesehitamise, ma usun, et meil tekib see platvorm, mille pealt me saaksime edasi minna siis oluliselt laiema teadustööga ka valdkondades, kus me praegu tegutseme, aga kus võib-olla tuge on keeruline saada. Ja see viib mind ühtlasi selle rohepöörde teema juurde, et Eestil, ma usun, on tegelikult siin ka üks valiku koht, et kas me tahame rohepöördega või teiste selliste suuremate ülemaailmsete suundade või tegevuste või filosoofiatega, et kas me tahame nende puhul kaasas sörkida või me tahame nende puhul olla liidrid. Ja meie väike võrdlemisi dünaamiline riik on paljudes valdkondades tegelikult võimeline olema liider. Aga see vajab tahet ja see vajab koostöövõimekust. Ja meil on olemas nii ajud kui tehnika selleks, et mitmetes valdkondades luua tooteid ja teenuseid ise, mitte neid importida, luua neid ise, kasutada neid ise ja ka siis eksportida teistesse riikidesse. Aga see ei toimi sellisel juhul, kui akadeemiline pool, siis teaduspool, kui avalik sektor, kui erasektor tegutsevad natukene eri suundades. Siis praegu see teema ongi see, et tundub, et me tegutseme natukene eri suundades. Me justkui tegutseme sama eesmärgi nimel, aga tegelikult mitte koordineeritult. Ja kui me koordinatsiooni paika ei saa, siis oluliselt paremaks ei muutu. Ühelt poolt me jääme sabaks sörkijateks ja teiselt poolt mulle tundub, et see mure teaduse alarahastuse üle, et see ei kao sellisel juhul niipea ära. Et ongi see eesmärgi pärasus. Me võib-olla võiks isegi öelda, et me raiskame seda ressurssi, mis meil on,
mitte liikudes ühes sammus, mitte liikudes ühes sammus ühes suunas. Et kõik tunnevad, kõik osapooled tunnevad, et nad teevad õiget asja, aga tegelikult see asi kokku millekski suuremaks ei tule ja niimoodi jääme me aasta-aastalt teistest riikidest maha, paljudes valdkondades, kus me võib-olla oleme kas liidrid olnud või kus meil on potentsiaal liidrid olla. Ja see viib mind nagu siis selle suuremate teemade alguse juurde, et üks mure, mis puudutab nii teadusrahastust, kui puudutab näiteks rohepööret, on see, et teemad muutuvad võrdlemisi kiiresti ja ma ei räägi siin ainult Eestist, ma räägin siin maailmast üldiselt. Sellised teemad muutuvad hästi kiiresti politiseerituteks. Ja praegu me näeme tegelikult seda ka seoses viiruse levikuga või seoses eriolukorraga mujal riikides samamoodi, seoses piirangute kehtestamise, piirangutest vabastamisega, et teemad, mis tegelikult on meie kõigi ühine mure, teemad muutuvad olukorraks, kus justkui tekib kaks kuristikku eri külgedel või eri külgedel olevad gruppi, kes mõlemad justkui räägivad enda arvates absoluutselt tõde, aga tegelikult mõlemad eksivad. Ja niimoodi meil käib madin täiesti mõttetute teemade üle selle asemel, et teha koostöö. Ja selline polariseerumine ühiskonnas on võib-olla viimase 10 aasta tugevam trend, viimase 5 aasta väga tugev trend. Sotsiaalmeedia kahtlemata oma kureeritud lähenemisega reaalsusele on sellesse üks panustaja, aga mitte ainult. Ega sotsiaalmeedia ei sunni meile midagi mitteloomumust peale, et see pigem vabastab ja annab meile võimaluse käituda loomupäraselt. Ehk siis mingis mõttes oleme tagasi läinud sellisesse koopa inimese aega, kus oma koobas on kõige lähemal, oma tribe, kes seal koopas elab, on kõige lähemal ja kõik, mida tuleb teha, on see, et kaitsta oma koobast ja selle elanikke. Ja selline minu koobas versus kellegi teise koobas, minu saakloom versus kellegi teise saakloom, et see on tõepoolest ühiskonda väga tugevalt praegu sisse tulnud ja takistab päris paljude heade asjade saavutamist. Ja kui me räägime otsuste tegemisest näiteks, siis mõned teist ilmselt on ka kokku puutunud selle teadmiste oskuste otsustamise mudeliga, et data, information, knowledge ja wisdom ja kuidas me siis kogutud andmetest jõuame tähenduse, konteksti, arusaamise ja lõpuks otsusteni. Et kui data on siis toored andmed, eks ole, information on see, kuidas me andmetele tähenduse anname, knowledge on see, kuidas me tähendusele konteksti anname ja wisdom peaks olema siis see, kus tõepoolest ka arusaam tuleb ja selle arusaama põhjalt hakatakse tegema otsuseid, muuhulgas ka siis looma poliitikat. Jällegi märgin ära, et ma räägin siin maailmast üldiselt, mitte Eesti kontekstis. Et see mure, mis meil on tekkinud, on see, et me hüppame hästi kiiresti sellest esimesest sammust, mis on andmete kogumine, sellesse kõige viimasesse sammu ehk siis otsuste tegemine. Ja me tegelikult ei käi läbi seda ahelat, kus me andmed interpreteerime, kuidas me anname andmetele tähenduse, kuidas me mõistame nende andmete konteksti ja nii edasi. Ehk me teeme otsuseid väga tihti toorete andmete pealt ja sellisel juhul tekibki hästi palju selliseid unikaalseid, mitte kokku sobivaid ja isegi iseenesest mitte koherentseid tõdesid, mille omavahel koostööle panemine või koostöö tekitamine nende puhul on ülimalt keeruline. Ja siin on võib-olla sellised paar mõttemudelit või paar mõtet, mida ma tahtsin siin mainida, et mida tegelikult peaks vaatama või millega peaks arvestama, kui me tahame sellest olukorrast hakata tasakesi välja ronima. Et üks neist loomulikult on teaduslik meetod, mis ei ole sugugi piiratud siis teadustööga, et teaduslik meetod oma vaatluste, küsimuste, hüpoteesidega, see, kuidas hüpoteesi valideerimine käib, see, kuidas vajadusel andmeid juurde kogutakse või see, kuidas vajadusel hüpotees ümber tehakse, et see mudel, kuidas leida tõsikindlat teadmist. Ja ma panen võib-olla natuke siia jutumärgid ümber, et tõsikindel, et nii palju, kui meil on võimalik teada. Teadlased on ju ka ise sellel seisukohal, et see teadmine, mida nemad maailmast vahendavad, et see ei ole absoluutne, et see on parim, mida me hetkel suudame teada, see on pidevas muutumises ja see ei ole absoluutne tõde, et sellega arvestada ja kasutada samasugust meetodit, sellist
mõnevõrra struktureeritumad meetodid andmete ja info leidmiseks kui see, mis meil praegu käib. Et praegu justkui on see tõefaktor see, kui palju on siis artikli kommentaare või postitusel laike. Et selline sotsiaalse surve vähima ühise nimetaja põhine avastus maailma asjadest ei tööta väga hästi. Et see on üks. Siis teine, mida ma tahtsin mainida, viga, mida väga tihti tehakse, kui analüüsitakse olukorda ja pakutakse välja lahendusi ja järgmisi samme, on siis põhjuslikkuse ja korrelatsiooni segiajamine. Et selles on süüdi paljud inimesed, sellesse lõksu on väga-väga lihtne langeda. On üks veebisait, mis väga ilusasti näitlikustab selle vea tegemise. Üks näide, mida ka tihti kasutatakse, on siis kas tegemist korrelatsiooni või põhjuslikkusega, et kui me paneme erinevad andmed omavahel seosesse ja vaatame, kas siis trendid kattuvad. Ja üks näide kattuvatest trendidest on siis aastate lõikes analüüsitakse seda, kui paljudes filmides on näidelnud tol aastal Nicolas Cage, et see on üks andmekogu ja teine andmekogu, mis pannakse sinna kõrvale, on siis basseinis uppunud inimeste arv tolle aasta kohta. Ja need kaks andmemudelit korreleeruvad väga hästi, et siis see graafik näeb väga sarnane välja. See viga, mida tehakse, see on näitlikustatud, eks ole, see viga, mida tihti tehakse, on see, et kui andmeanalüüsid need graafikud kattuvad, siis arvatakse, et tegemist on põhjuslikkusega. Ja siin võib igaüks muidugi ise oletada, et kas Nicolas Cage'i filmide väljatulek mõjutab inimesi rohkem basseinis ettevaatamatud olema või kas basseinisurmade arv siis mõjutab Nicolas Cage'i rohkemates filmides näitlema, võib ju oletada, aga pigem siiski on tegemist korrelatsiooni, mitte põhjuslikkusega. Et põhjuslikkus on see, kus konkreetne tegu tõepoolest põhjustab midagi muud, mitte lihtsalt ei käi samas taktis. Ja keerukates süsteemides on tegelikult põhjuslikkust väga tihti, väga keeruline tabada, sellepärast et need faktoreid, mis mängivad oma rolli, on meeletult palju. Ja see viib mind järgmise natukene suurema teemani, mis on siis arusaam süsteemidest. Ehk siis üks põhjus, mille pärast me rabeleme ja rapsime ja kohati mitte kuhugi ei jõua, on see, et me ei saa aru sellest, et on erinevat tüüpi süsteeme ja kõik meie teod, kõik meie otsused toimivad nende süsteemide kontekstis. Meil on korrastatud süsteemid, kaootilised süsteemid ja keerukad süsteemid. Ja see viga, mida me teeme, on see, et me väga tihti keerukaid süsteeme vaatleme kui korrastatud süsteeme. Ehk siis keerukas süsteemis me püüame läheneda stiilis, et teeme projektiplaani, lepime kõik tegevused järjest kokku järgmiseks aastaks, pooleteiseks või 3 ja siis hakkame neid tegevusi järjest tegema ja tulemus on see, mida me ootame. Tegelikult see niimoodi ei käi. Et keerukates süsteemides on tohutult palju faktoreid. Nende faktorite koosmõju on see, mis määrab ka tulemuse ja neid faktoreid ei ole võimalik kõiki kaardistada. Et me ei räägi mitte sellest, et meil on 3 tundmatuga võrrand, me räägime sellest, et meil on 3 miljardi tundmatuga võrrand. Või siis inimkonna puhul, eks ole, 7,5 miljardit tundmatut, pluss kõikide nende osapoolte omavahelised mõjud. Ehk siis väga raske on asju ette ennustada ja selles keerukas süsteemis toimimiseks peab hoopis teistmoodi lähenema kui projektiplaan. Ja keerukates süsteemides üks parimaid viisi edasiliikumiseks ongi täpselt siis eksperimentide tegemine, ehk siis eksperimentide või paralleelsete ohutute eksperimentide käigus me leiame rohkem korrastatud mudeleid, mille peale me saame selles süsteemis loota. Et seni, kuni me eeldame korrastatust, mida seal ei ole, seni kaua jätkame siis ämbrisse astumist ja seni, kuni me ei avasta korrapära nendes süsteemides, me samamoodi rapsime ja jätkame ämbrisse astumist. Ja loomulikult see ei ole lihtne, kui see oleks lihtne selles süsteemis õigesti tegutseda, siis me seda juba oleks ammu tegema hakanud ja seda ämbrite kolinat oleks oluliselt vähem, kui seda meie ümber igapäevaselt on. Üks mudel, mida ma tahtsin ära mainida siinkohal, kui me räägime sellist mõtlemisest või mõtlemise korrastamisest, et me keerukad süsteemid, komplekssusteooria on kahtlemata üks. Teine, mida tasub võib-olla uurida inimestel, kellel natukene aega on siis USA sõjaväest pärit või siis ühe sealse inimese poolt kokku pandud OODA loop,
OODA nagu Observe, Orient, Decide ja Act, mis ei ole mitte mudel, mida peaks juurutama, vaid see OODA Loop, OODA Loop aitab paremini aru saada sellest, kuidas inimeste mõtteprotsessid toimivad. Ehk siis, kui me püüame analüüsida seda, kuidas keegi on jõudnud mingisugusele tulemusele, siis võrrelda, pannes kokku selle mõttekäigu OODA Loopi kirjeldusega, me saame paremini aru, kust kohast ja mis tüüpi andmed võib-olla sinna sisse võeti, kui palju mõjutas asjast arusaamist traditsioonid või kogemused või suisa pärilikud eeldused, et see on üks mudel, mida kindlasti võiks vaadata. Ja võib-olla lõpetuseks sellele monoloogile tahtsin ära mainida siis ettenägematute tulemuste teema. Ehk siis üks lugu on sellega ka seotud, kutsutakse Cobra efektiks. Et oli, ma ei mäleta täpselt, millal see oli, aga Indias oli ühel hetkel probleemi sellega ühes piirkonnas, et oli väga palju kobrasid ja kobradest tuli lahti saada. Ja mida siis tolle piirkonna valitsus otsustas, oli see, et olgu, me loome süsteemi, kus iga tapetud kobra pea eest saab siis see, kes selle pea meile toob, saab raha. Ehk siis mida rohkem kobrasid sa oled kinni püüdnud ära tapnud, seda rohkem raha sa saad. Mis iseenesest pealiskaudsel vaatlusel tundub igati mõistlik lähenemine, eks ole. Et loome siis või soodustame seda, et kobrasid tapetakse. Mis tegelikult selles olukorras toimus, oli see, et nutikad talumehed, kes nägid, et kobra peade eest saab raha, hakkasid hoopis kobrasid kasvatama. Ehk siis kasvatad kobrad, tapad nad maha, ei pea püüdma, eks ole, sa saad neid oluliselt rohkem kasvatada, saad oluliselt rohkem raha. Ja lõpuks oli meil siis, eks ole, rohkem kobrasid, valitsus said sellele teemale jaole ja programm lõpetati ära. Ja mis siis selle programmi lõppedes tekkis? Tekkis see, et kõik need talumehed, kellel kobrasid enam vaja ei olnud, sest kobra peade eest raha ei saanud, lasid need kobrad vabadusse. Ehk siis võrreldes programmi algusega oli nüüd looduses oluliselt rohkem kobrasid kui enne programmi. Et selline ettenägematute kaasmõjude teema, et kui me räägime poliitikatest, kas suurematest või väiksematest, siis väga oluline on püüda mõelda selle peale, mis võiks veel kaasneda ja arvestada sellega, et tegelikult nendest kaasnevatest mõjudest suudame me ära ennustada ainult väga väikese hulga, mis omakorda muidugi ei tähenda seda, et seda tüüpi analüüsiga üldse tegutsema ei peaks, sest mõned sellised asjad on kogemuse põhjal meil juba teada, et neid võiks pigem vältida. Ehk siis selline kobra efekt, et kobra efekti võiksime oma otsuste ja poliitikate puhul võimaluse korral vältida. See oli siis minu sissejuhatav monoloogi lõpp. Ma tuleks selle teaduse ja ettevõtluse koostöö juurde tagasi, et kui võtta nüüd see kolmnurk, teadlased, ettevõtjad ja avalik sektor, või riigi raha, et kelle taga, kelle ees see känd siis on või kes seal kännu taga kõige rohkem takerdunud on? Ma ütleks, et kõik kolm osapoolt on selle kännu taga kinni, võib-olla eri nurkade alt, aga sama känd, sama koostöö känd. Et eraettevõtlus väga tihti ei oska isegi arvata, et teadus võiks neile abi pakkuda. Nende jaoks võib-olla see teadustöö on selline natukene abstraktsem, midagi, mis annab tulemuse võib-olla 50 või 50 aasta pärast, aga mitte midagi sellist, mis võiks aidata täna või järgmisel kuu, mis on vale arusaam. Teadlased, muidugi ma tunnistan, et ma teen teadlastega sellega liiga, aga teadlased traditsiooniliselt ei ole väga osavad enda tegude ja tulemuste selgitamises mitte teadlastele. Ehk siis žargooni kasutamine, teemade natukene keerukalt seletamine, siis teemad ongi keerukad ja kui see nüansid kõrvale jätad, siis see muutub valeks, et nende nüanside kaasamine tavainimese jaoks on väga keeruline ja lihtsalt ei saada sellest aru. Ehk siis see selgitustöö ei tohi kaotada nüansse, aga tihti võiks olla lihtsamini aru saada. Ja kui me räägime nüüd sellest kolmandast osapoolest avalikust sektorist või siis poliitikutest, siis väga keeruline on poliitika loojatel määrata prioriteete, kui sisendid siis seotud valdkondadest teaduse poole pealt
ja ettevõtluse poole pealt, kui sisendid on kas puudulikud või sisendid lähevad väga eri suundades. Kui on piiratud hulk raha, mida saab laiali jagada ja kui teadlased ütlevad iseenesest täiesti õigustatult, et kõik need teemad vajavad tähelepanu, kõik need teemad vajavad rahastust, kõik need teemad on kas prioriteet 1 või prioriteet 2, meil ei ole ühtegi B3, B4 või B5, siis selles olukorras raha kõigile ei jätku, mida me teeme, kuhu me eraldame siis vastavalt võib-olla varasemale kogemusele, eraldame võib-olla vastavalt käimasolevatele koostööprojektidele ja nii edasi, aga see ei pruugi olla kõige mõistlikum rahakasutus. Ehk siis selline ühe laua taga maha istumine, eesmärkide läbirääkimine ja mitte siis ühise madalõime nimetaja poolest, aga ütleme, ühiselt kasutatava keele kokkuleppimine on see, mis peaks toimuma selleks, et see kondub tööle hakkaks. Ehk siis ma olen natuke selle teema kokku puutunud ja mulle täna tundub, et koostöö toimib päris hästi suurte ettevõtete ja ülikoolide vahel. Ehk siis seal on juba aastaid see koostöö toiminud ja tihtipeale pannakse see nüüd nagu ühte patta, et siis terves Eestis on juba päris hästi. Ehk siis need suured ettevõtted on teinud koos ülikoolidega häid saavutusi, aga seda me nagu liigselt kanname üle, et siis on juba meil kõigil hästi, aga vastupidi, et vaja oleks just tuua rohkem pildile väikseid ettevõtteid või tuua koostööle ülikoolidega, aga see ei ole minu arust käima läinud. See on, ütleme niimoodi, et ühelt poolt ütleks, et nii Tallinna Tehnikaülikool kui Tartu Ülikool on tegelikult viimastel aastatel olnud väga tublid ja koostöö ettevõtetega on tegelikult käima läinud. Lihtsalt selle maht võiks olla oluliselt suurem, sellepärast et praegusest mahust ei piisa selleks, et kännu tagant niipea lahti saada. Et seda peaks olema rohkem. Ma olen sellega ka nõus, et suurematel võib-olla on olnud lihtsam ja väiksemad ei ole väga kampa tulnud. Muulgas ka selle põhjusel, et ma ikka ei tea, kas sellest võiks meil abi olla. Ütleme siis, iduettevõtete poole pealt on tihti need asjad tihedamini seotud. Et ma arvan, et ütleme siis traditsioonilisema majanduse ettevõtetel on samamoodi õppida natukene iduettevõtetelt, nagu iduettevõtetel on õppida väga palju traditsioonilise majanduse ettevõtetelt. Muuhulgas siis sellest, kuidas koostööd teha. Ja ütleme siis teaduse ja ärikoostöö mõttes on nii mõnigi iduettevõte, kes ka Eestis tegutseb või on siis Eesti päritolu, võiks olla heaks eeskujuks teistele. Okay. Ma hakkan otsast võtma neid küsimusi, mis on tulnud. Kadri Arrak küsib, või õigemini tema vist ei küsi, vaid tema vahendab neid varem tulnud küsimusi. Esimene on seoses roheleppega, mida te ka siin puudutasite, et millised oleksid need täna puuduvad peamised strateegilised sammud või poliitilised otsused, mis aitaksid meil riigina roheleppest tulenevaid võimalusi maksimaalselt realiseerida. Ja milliseid võimalusi kõige olulisemaks peate? Roheleppe rakendamise poole pealt eri riikides, et mida Eesti tegelikult on vähemalt otsast püüdnud ka tegema hakata ja see kõik ei ole ilmtingimata avalikkuses heakskiitu leidnud. Ehk siis roheleppe eesmärgid on üks, see, kuidas eesmärkideni jõuda, on teine. Ja eri riikidel vahendid eesmärkideni jõudmiseks peavad olema erinevad, et siin pääsu ei ole. Ja on siis riike, kes muulgas fossiilsetest kütustest või selle tootmisest või rafineerimisest on suuremas sõltuvuses ja on neid, kes on sellest väiksemas sõltuvuses. Meie sõltuvus on pigem suur ka Euroopa kontekstis. Ja mida me peame tegema on see, et arvestades enda võimekust, arvestades enda vajadusi, me paneme kokku tegevusplaani, mis sobitub just meie jaoks. Mitte ei ole selline universaalne keskmise Euroopa riigi lähenemine roheleppele. Ja selle käigus, ma usun, võivad olla vajalikud ka sellised tegevused, mis pikas perspektiivis ei ole jätkusuutlikud, mis on jätkusuutlikud lühikeses perspektiivis, jällegi selleks, et ühe või teise kännu tagant välja päästa. Et siin viimased kuu aega umbes on olnud siis Ida-Virumaa kontekstis sellest ka juttu, et kas peaks uus tehas sinna ehitatama või mitte.
siis kui nafta hind kukkus alla nulli, eks ole, maailmaturul, siis erinevate kaubandusreeglite järgi, et siis tundus, et võib-olla selline suund on üldse vale, nüüd on nafta hind tõusma hakanud. Et need süsteemid on keerukad. Ja üldnimetusena ma ütleski seda, et me peame selle mudeli välja mõtlema, mis meie keskkonda kõige paremini sobib. Ja selle mudeli kõik komponendid ei saa olla absoluutselt kõikidest aspektidest ja kõikide inimeste poolt alati heaks kiidetud. Ehk siis võimalik, et on vaja astuda samme, mis on kas kõrvale või tunduvad kohati suisa tagasiastumisena selleks, et liikuda edasi nende õigete eesmärkide poole. Ja ühiskonnana me peame sellest aru saama, et siis teekond roheleppe eesmärkide saavutamiseni ei ole sirgjooneline, et see ongi siksakis ja mõni sakk käib paar sammu tagasi selleks, et sealt saaks mitukümmend sammu ettepoole hüpata. Ja selliseid dialoogi peaksime ühiskonnas olema valmis ja võimelised pidama ilma selleta, et see muutuks kaevikusõjaks või siis poliitiliseks kaevikusõjaks. Et nii kui teema politiseeritakse või nii kui meil tekib ühiskonnas lõhe sel teemal, siis tegelikult ratsionaalne argumentatsioon ja sisukas arutelu on sellega lõppenud. Et mis järgneb on see, nagu ma enne mainisin, pseudoõigete seisukohtade trummi tagumine, mis süvendab küll lõhet, aga ei too midagi positiivset endaga kaasa. Et siis arvestada sellega, et edasiliikumiseks võib aeg-ajalt olla tarvis teha samme kas kõrvale või suisa tagasi. Küsimus roheleppe ja teaduse sümbioosist, et milliseks hindate Eesti energia- ja kliimavaldkonna ettevõtete ekspordivõimekust ja kas sellisel Eesti ettevõtete teadmussiirdel oleks võimalusi maailmas edukas olla? Võib-olla kaks aspekti siin. Üks aspekt on see, et kui me ise tegutseme targalt, siis me saame teistele riikidele, kes on meiega sarnaste murede ees, saaksime näidata eeskuju, et siis kuidas sellest fossiilsete kütuste maailmast liikuda edasi millegi poole, mis on jätkusuutlikum. Kas see on siis vesinik või on see tuumajõujaamad, et potentsiaalselt lähenemisi on mitmeid. Nii kui me hakkame rääkima vesinikust, nii otsitakse välja kõige muret tekitavamad või kõige negatiivsemad aspektid ja keskendutakse neile. Kui me hakkame rääkima tuumaenergiast, juhtub täpselt seesama. Kui me räägime tuuleenergiast, juhtub täpselt seesama ja nii edasi. Et meil on tegelikult, me muudame ise oma edasiliikumise väga keeruliseks ja olukorras, kus me ei tea, milline maailmaturg hakkab tulevikus välja nägema, me teame seda, mis suund on seatud ja mis suund oleks ka meile mõistlik, mis on siis see, et taastuvenergia on jätkusuutlikum kui mitte taastuvenergia. Et me ei tea enne, kui me pole proovinud ja kulutada aastaid vaidluste peale olukorras, kus mitte keegi tegelikult tõde ei tea, on aastad, mis me jääme teistest maha. Minu selline soovitus või soovituseks suund oleks siin lõpetada ära kaevikusõjad ja mõttetud vaidlused ja pigem püüda leida võimalused, kuidas erinevaid lähenemisi katsetada ja vaadata, mis meile kõige paremini töötab, sest selle käigus me tegelikult avastame uusi võimalusi, mille peale me varem ei suutnud isegi mõelda, sest meil lihtsalt polnud seda malli ees. Ja jällegi, kui me räägime siin sellest kas liidrolekust või sabassörkimisest, meil on toimiv teadussüsteem, meil on soodne majanduskeskkond, meil on hariduses hea tase, et need kõik asjad peaks kokku panema ja siis mõtestatud eesmärkide nimel koostööd tegema ja leidma lahendusi, mis meie keskkonnas kõige paremini toimiks, eelkõige meie enda jaoks, et kas meil nüüd ekspordivõimekus, milliseks see kujuneb, ei tea. Et kui me teeme tasuvusanalüüse erinevate tehnoloogiate kasutuselevõtule, kui me teeme tasuvusanalüüse, mis ulatuvad kaugemale kui 5 aastat, siis tänases maailmas on see huvitav, kahtlemata huvitav. Aga kui me vaatame, kui tihti neid prognoose on tulnud muuta
siis peale selle, et me saame sellist vaimset stiimulit huvitavate numbritega huvitaval moel tegelemisest, see kaasnev muu kasu võib üsna väike olla. Ehk siis, kui meie siin midagi ette võtame, kas me suudame seda ka eksportida, mitte keegi ei tea. Kas see, et keegi ei tea, tähendab seda, et me ei peaks investeerima teatud tehnoloogiasse? Mina arvan, et ei tähenda. Kas me saame sellel juhul väita, et see investeering on 101% garanteeritud tootlikkusega? Absoluutselt ei saa. Mitte keegi ei saa seda teha. Ja kui poliitikult nõutakse muuhulgas 100% garantiid, et miski, mis on täna otsusena vastu võetud, annab täpselt samad tulemused 15 või 20 aasta pärast, nagu me täna arvame, siis ainus, mida selle nõudmise juures saab, on see, et luuakse koherentne narratiiv, mida on võimalik lihtsasti edasi anda, mille tõeväärtus on seal võrdlemisi madal, aga vähemalt kõlab hästi. Et ei ole mõtet nõuda vastuseid sellistele küsimustele, mille puhul vastuseid kellelgi ei ole. Aga strateegia on see, mis määrab, kuhu poole me liigume. See, kuhu poole me liigume ajas on ka muutub, eks me ei saa väga pikka, väga täpset plaani teha. Pigem on printsiibid ja suund, vektor sisuliselt, eks ole, kuhu poole me liigume ja kui kiiresti. Ja selle vektori kontekstis me peame tegema valikuid, millest mõned võivad olla sellised, et võtame selle riski, investeerime, sest meie keskkonda, meie konteksti see sobib ja vaatame, kuidas see meie jaoks töötab. Ja peab olema valmis ka selleks, et üks või teine tehnoloogia, mis me kasutusele võtame, eeldusega, et see meid ühel või teisel moel aitab, et aja jooksul selgub, et see niimoodi ei ole. Mitte sellepärast, et tehti valed otsused, vaid sellepärast, et olukord on muutunud või meil polnud tol hetkel piisavalt informatsiooni. Kas enne Riigikogu valimisi kõik erakonnad kirjutasid alla leppele, et teaduse rahastus viia 1% SKT-st ja paralleelselt räägiti ka sellest, et tegelik eesmärk on see jõuda järgi Põhjamaadele ja teistele arenenud riikidele, et isegi kuni 2% SKT-st võiks olla teaduse rahastus. Nüüd, kui te olite valitsuses, kas selle aja jooksul seda teemat uuesti tõsteti ülesse või oli enne juba see 1% nii ära unustatud, et ega seda uuesti või täna ei käsitleta üldse? Nüüd teema kindlasti ära polnud unustatud, see oli laual ka päris tihti. See oli laual või siis ka minu laual võib-olla veel tihedamini, sellepärast, et üks initsiatiiv, mis lõikati käima juba enne minu rolli asumist, oli TAIE, mis on selline koostööstrateegia HTM-i ja MKM-i vahel, mis toobki ettevõtluskeskkonna arendamise, hariduse, teaduse ja innovatsiooni omavahel kokku, loob soodsama keskkonna koostööks ja selle üks eesmärk on see, et siis leida see ühine suund või leida need koostöövõimalused siis ettevõtluse, hariduse, teaduse ja innovatsiooni vahel selleks, et investeeringud, mida tehakse, investeeringuid on ju palju. Investeeringud, mida tehakse, oleksid täpsemalt suunatud ning selle asemel, et investeerida eraldi teadusesse või teaduse suundadesse ja investeerida eraldi ettevõtlussuundadesse, et investeeringud oleksid ühised, mis siis mitte lihtsalt ei paneks, mis siis ei tõstaks, eks ole, seda 1% või 2% või kõrgemale, sellepärast, et me paneme need investeeringud kokku, vaid tegelikult see investeeringute koosmõju võimendab nende investeeringute mahtu ja sellisel juhul on meil oluliselt lihtsam saada lisarahastust erinevate projektide raames ka näiteks Euroopa Liidust, kus on tõepoolest väga palju programme, kust kaudu ka raha tuleb või ütleme niimoodi, et mõne programmi puhul Eesti maksab sisse 1 000 000 eurot ja tagasi tuleb sealt meie ettevõtlusesse, teadusesse 3, 4, 5 või 10 miljonit eurot. Et selliseid võimendavaid programme on mitmeid. Kui me koostööd omavahel või siis Eesti kontekstis, kui koostöö ei suju, siis nendest programmidest raha äratoomine on sisuliselt võimatu. Ehk siis, kui me seda koostööd tööle ei pane, siis ka selles valdkonnas me jääme sabas sörkima. Kui see koostöö läheb tööle, siis see 1%, 2% või üle 2% saavutamine ei ole üldse mingisugune ülikauge või kättesaamatu eesmärk, et pigem on see vägagi kättesaadav eesmärk.
Teadusest on päris palju küsimusi, et ma veel proovin nüüd natuke grupeerida ja veel katta, et 2 küsimust on natuke sarnased. Esimene on see, et kuidas saada ettevõtetesse senisest rohkem noorteadlasi, nii et tööprotsessist tunneksid rõõmu kõik osapooled, nii noorteadlane ise kui ettevõtja ja ülikool. Ja tegelikult samasse valdkonda on ka teine küsimuse teema. Et tagasi tulles teadlaste, poliitikute ja muudel elualadel tegevate inimeste koostöö juurde, kas leiate, et probleem saab alguse juba ülikoolist? Et Eesti ülikoolides puudub igasugune kokkupuude erinevate eriala tudengite vahel ning ei teatagi, kuidas suhelda, eriti tulevikus. Kas peaksime alustama koostööd nii-öelda mudelit, mida kasutatakse USAs, et ka juba tudengi tasemel oleks koostöö suurem ning suhtlus tihedam, et saada üksteise valdkondadest paremini aru ja nii-öelda rääkida ühist keelt? Olgu. Ma alustan sealt teisest otsast ja see on iseenesest päris suur teema ja kui küsimus on see, et kas probleemid saavad alguse juba ülikoolist või et kas juba bakalaureuse tudengid, tema õpingute üks osa peaks olema koostöö eraettevõtlusega, teadustöö sidumine eraettevõtlusega. Ma arvan, et meie probleemid tegelikult saavad alguse oluliselt varem kui ülikoolist või ülikooli õppe esimesest tasemest. Meie probleemid tegelikult saavad alguse juba algkoolist, aga see on natukene pikem ja laiem mure, mida me täna väga põhjalikult käsitleda siin ei jõua. Et see koostööharjumus ja eesmärkide seadmine, et kui me räägime noorteadlastest näiteks, siis minu kogemus on selline, et ambitsioonikate, tublide ja tarkade inimeste jaoks on väga oluline see, et oleksid seatud sisukad eesmärgid, mitte siis liiva nii-öelda ühest hunnikust teise tõstmine, vaid see, et igapäevaselt inimene tõepoolest tegeleb millegagi, millest on kasu. Ja kui see kasu on abstraktne, siis on väga raske selle külge kinnituda ja leida motivatsiooni päevade, nädalate, kuude või aastate kaupa sellega edasi tegeleda. Eks see motivatsiooni leidmine, et me ei saa niivõrd väliselt motiveerida inimesi, jällegi, et nagu tublid, targad inimesed, nende väline motiveerimine, millega sa motiveerid, et raha töötab teatud tasemeni, pärast seda enam ei tööta ja inimeste saavutusvajadus on tihti saavutusvajadus on olulisem või suurema mõjuga kui see finantspool. Ja kuidas see inimese saavutusvajadus suudab tagada, on see, et sa annad mõtestatud eesmärgid ja mõtestatud eesmärgide tulemused on päris elus ka näha. Ehk siis, kui me vastame sellele küsimusele, kuidas noorteadlasi siis tuua või siis säilitada, on see, et neile peab võimaldama keskkonna, kus nad saavad teha midagi, mille kasu on arusaadav, silmaga nähtav ja siis jätkusuutlik. Ja nüüd, kuidas seda koostööharjumust tekitada, et on natukene selline võib-olla siis sisendmaterjali probleem, et kui me pigem ei soodusta koostööd esimese 12 õppeaasta jooksul siis algkoolist kuni gümnaasiumi lõpuni, siis on väga keeruline hakata järsku rääkima koostööst ülikoolis, mis jällegi sõltuvalt ülikoolist ja sõltuvalt konkreetsest programmist, võib-olla see esimene bakalaureuse tase ei ole päris see, mida traditsiooniliselt kõrgharidusega on seostatud. Ja ehk siis selle koostöö soodustamisega peaks tegelikult alustama varem niimoodi, et kui õppur jõuab ülikooli, hakkab tegelema bakalaureuse tasemel mitte veel nii väga, aga magistritasemel juba küll teadustööga, et siis see koostöö on temasse juurdunud, mitte hakata seda ühe uue asjana talle õpetama. Ja teine asi, mis ma arvan peaks meil tööle saama, kui me põgusalt haridusvaldkonnas teemaga sees oleme, ma usun, et me peaksime enda kutsehariduse saama tööle. Et hetkel see ei tööta. See ei tööta minu arusaamist järgi mitte ühegi osapoole arvates. Kahtlemata on selles valdkonnas viimastel aastatel tehtud tohutult palju tööd. Sinna on tulnud juurde väga palju väga asjalikke inimesi, aga ühiskonna suhtumine ja see,
mis oskustega inimesed sealt välja tulevad, et see ei ole päris see, mida meil hetkel vaja on, et ühelt poolt tuleb suhtumist muuta, ehk siis kutseharidus ei tohi olla tupik. Et paljude inimeste jaoks ja paljude noorte inimeste vanemate jaoks on kutseharidus on tupik. Ja kui sa oled kutseharidussüsteemi läinud, siis sealt edasi liikuda akadeemilisse maailma on pigem keeruline. Ma arvan, et need kanalid tuleb paremini tööle panna. Ja kutsehariduses ühel või teisel moel tegelikult õpitakse koostööd juba rohkem, sellepärast et valdkonnad on see, kus sa õpid reaalseid oskusi reaalsete tulemuste saavutamiseks. Ja selliste oskustega inimesed, kui neil on ambitsiooni ja võimekust ka teadustöösse sukelduda, tooksid, ma usun, meile võrdlemisi lühikese aja ja võrdlemisi väikese investeeringuga piisavalt suure muudatuse sellesse süsteemi, mis kogu süsteemi nügiks selle poole, et koostöö pole mitte nice to have, vaid koostöö ongi üks põhimõtteline alus ka siis teadustöös. Lähme nüüd roheleppe juurde tagasi või edasi. Et üks konkreetne küsimus alustuseks selline, et mis oleks või mis siiski oleks konkreetne alternatiiv õlitehase investeeringule Ida-Virumaal roheleppe kontekstis? Ma ei tea, kas meil tänasel päeval Ida-Viru ja roheleppe ja õlitehase kontekstis on alternatiive, mis oleksid sama suure õnnestumistõenäosusega olukorras, kus tegelikult ka õlitehase õnnestumise tõenäosus on pigem väike. Et see Ida-Viru kontekst on see, et millised on meie võimekused, millised on meie vajadused, millised on meie oskused ja millised varad on meil kasutada. Ida-Viru kontekstis paratamatult see õlitehase teema on miski, mis konteksti sobitub. Kas seal peaks piirduma ainult sellega, ma ei tea. Ja võib-olla me ei peakski Ida-Viru konteksti niivõrd eraldi vaatama. Kui vaatame Eesti konteksti, siis Eesti tervikuna kindlasti ei tohiks piirata enda tegevusi siis fossiilsete kütuste suunaga. Tegelikult ju ei piira ka, et meil on ju püüame tuuleparke rajada, kuigi erinevatel põhjustel siin osad ettevõtjad on oodanud aastaid, et midagi ehitama hakata. Ehk siis võimaldama seaduslikult ja reeglite kohaselt, aga võimaldama või looma soodsamad keskkonnad ka teist tüüpi energia tootmise arendamiseks. Ja Ida-Viru on lihtsalt Eesti kontekstis üks komponent, ja sealne õlitehas sobitub sealsesse konteksti. Minu hinnangul tegelikult see sobitub ka meie pikaajaliste plaanidega. Sellisel juhul, kui me aktsepteerime, et edasi liikumiseks tuleb aeg-ajalt astuda paar sammu kõrvale, et hiljem kiiremini edasi liikuda. Ja kui me vaatame jällegi siis Eesti konteksti õlitehaseks, me peame tegelema samal ajal ka muude asjadega. Kas on see vesinik, kas on see tuuleenergia, kas me saame kuidagi ära kasutada enda eelist mereriigina. Neid kõiki teemasid peab uurima ja uurima tõsiselt. Ja kui me dialoogi peame nende üle, siis me ei tohiks kaevikutes seda dialoogi pidada. See puudutab muuhulgas näiteks nii õlitehase teemad kui ka tuumaenergia teemad. Ja otsuseid peab tegema, ütleme siis, parima olemasoleva informatsiooni baasil, printsiipide ja eesmärgi põhjal, teades ja arvestades sellega, et on väga palju tundmatuid muutujaid ja ennustamine kaugemale kui paari aasta takka, kui sedagi on sisuliselt võimatu. Teine roheleppe teemaline küsimus, et mis on Eesti parim väärtuspakkumine välisinvestorile biomajanduse valdkonnas? Mis on Eesti parim pakkumine? Just biomajanduse valdkonnas. Jah, et
see on selles mõttes keerukas küsimus, et kui me räägime ettevõtluskeskkonna soodustamisest, siis millega me ei ole võib-olla ülihästi hakkama saanud viimaste aastate jooksul ongi seesama keskkond, muuhulgas siis erinevad tasud, mida ettevõtted maksma peavad. Meil, see on nagu ümber nurga öeldes, et ma ei ole päris isegi kindel, kas meil hetkel on ühtegi sellist aspekti või sellist müügiargumenti, mis seaks meid paremasse olukorda ettevõtete jaoks kui meie lähiriigid, Euroopa Liitu kuuluvad lähiriigid. Ja kui mõelda tagasi ettevõtjatega peetud vestluste peale, siis jah, ma arvan, et vastus on see, et võib-olla meil hetkel seda eelist ei olegi. Et ettevõttega või ärimees, kes mõtleb selle alustamise peale või sellest investeerimise peale, miks te peaks seda tegema Eestis, potentsiaalselt see, et meil võiks olla dünaamilisem ärikeskkond, mille muutmine on lihtsam ja kiirem ja odavam kui teistel riikidel. Ja potentsiaalselt me suudame eri osapooltega teha paremat koostööd, sest me suudame kiiremini otsustada. Ja potentsiaalselt me suudame vajadusi arvestades luua siin ka toetava maksusüsteemi, mis investeeringutele kaasa aitaks. Aga see kõik on potentsiaalselt. Nüüd otsapidi sisenedes kriisiga seotud küsimustesse, et esimene selline, et milliseid startup firmadesse investeerimise riske peaks siis praeguses kriisis maksumaksjatega jagama ja milliseid mitte. Kas midagi oleks riigi ja erasektori koostööst investeerimisel võtta kunagise arengufondi kogemustest? Ei, igas kogemust on võimalik õppida arengufondi kogemusest kahtlemata sealhulgas. Kui me räägime riski jagamisest ja ütleme siis iduettevõttest, et iduettevõtted oma uues majanduses, kui iduettevõtte edu ei ole mitte see, kas finantsarvestus on must, ehk siis võib ka punane olla vabalt, aga iduettevõtte edu hinnatakse siis kasvamise ja kasvupotentsiaali järgi. Kui palju riski olukorras, kus turul on jätkuvalt väga palju odavat raha, et kui palju riski sealt peaks võtma riik. Ma arvan, et see sõltub sellest, millist strateegilist eelist on võimalik saavutada nende riskide võtmisega. Ehk siis, kui me räägime iduettevõtetest, siis viskame selle idu komponendi sealt eest ära, et kui me räägime kiiresti kasvavatest ettevõtetest, siis millised neist ettevõtetest on Eestile strateegilise väärtusega või potentsiaalselt strateegilise väärtusega. Kas on see siis teadmusloome mõttes, kas me räägime loodavast IP-st, mida on võimalik riigil ära kasutada või mille kaotsiminek oleks riigile kahjulik. Kas me räägime töökohtadest, siin mitmed firmad on viimastel nädalatel ka uudistest läbi käinud, kus ütleme, kohati narratiiv on üks, aga faktid on midagi muud. Et mis on see strateegiline väärtus ja sellisel juhul ei ole isegi vahet, kas tegemist on idufirmaga või mitte. Et kui on ettevõte, kes maksab suures mahus tööjõumakse näiteks riigile, siis mis vahet on sellel, kas ta kasvab kiiresti või ei kasva kiiresti. Et kui ta kasvab kiiresti, siis on nagu pigem potentsiaalselt veel strateegilisem, aga iga ettevõtte puhul, kas idu või mitte, et neid rahastajaid on ju mitmeid, et pole ainult riik, et on aktsionärid, on omanikud, on riskiinvestorid, et iduettevõtete kontekstis peame vaatama seda suuremat mudelit, ehk siis kellele see IP näiteks tegelikult kuulub, et kas see on üldse miski, milles riik saaks osalust võtta või on see ehitatud üles niimoodi, et me võime seda ju raha anda, aga me ei liigu sellega nagu õiges suunas või me ei liigu sellega kuhugi, mis riigi jaoks mingit märki omaks. See on selline keeruline küsimus, see sõltub nii paljudest faktoritest,
et absoluutselt ma ei välistaks seda, et riik võiks rahaliselt kriisiolukorras toetada iduettevõtteid, aga neid ei saa toetada samadel alustel nagu traditsioonilise majandusettevõtteid ja teatud ettevõtete puhul võib olla täiesti õigustatud võtta risk sarnaselt riskiinvestoritele, kus kui me võidame, ehk siis kui ettevõttel läheb hästi, siis riik võidab kas IP mõttes või rahalises mõttes ja kui kaotab, jääme sellest rahast ilma, et me võtame selle riski. Teiste ettevõtete puhul võib olla väga mõistlik just see lähenemine, et me võtame ettevõtte pulkadeks lahti, eemaldame sealt võimalikult palju riski, jätame alles selle, mis toimib, kuigi see võib ettevõtte väiksemaks muuta või isegi oluliselt väiksemaks muuta. Ja siis liigume edasi investeeringuga sellesse ümber ehitatud ettevõttesse, kui see on riigi jaoks strateegiline. Mida arvata sellisest mõttest, et mis ei ole nüüd seotud kriisiga, aga pigem just sellise teadusmahuka ettevõtluse alustamisega, et kas siis ülikoolidest välja kasvavad spin-offid või siis täiesti eraldi seisvad ettevõtjad tahavad mingisugust ideed arendada, mis on koostöös ülikoolidega, ehk siis teadusega seotud ja kas seal võiks ülikoolid ise või siis ka riik läbi ülikooli või otse olla osanik mingi ajani või mitte. Täna pigem nii ei ole, mõned üksikud näited on olnud, aga mulle tundub, et kui ülikoolid oleksid ka läbi mõne aasta panustamas nendesse uutesse ideedesse või ettevõtetesse, et siis on jagatud või rohkemate vahel jagatud vastutus ja tahe lõpuni minna ja selle ideega maailma minna. Lühikene vastus on jah, võiks ja peaks. Ja tegelikult selle TAIE kokkupaneku raames on ka need teemad arutlusel olnud ja mida siis on välja pakutud ja mis ühel või teisel moel tegelikult hetkel natukene ka on olemas, on see, kuidas läbi BaltCapi näiteks riik siis osaleb fondides, kus ta mitte ei investeeri konkreetsesse ettevõttesse, vaid investeerib siis fondi, mis omakorda investeerib järjeks kindla valdkonna ettevõtetesse ja roheenergia näiteks on üks teema, mis on olnud ka jutuks korduvalt, et kas riik võiks konkreetselt enda rahaga toetada seda sektorit, selle sektori arengut sellisel juhul või sellise mudeli alusel, kus piltlikult öeldes siis riik paneb sisse 1 miljoni ja erasektorist tuleb juurde 4 miljonit, nii et kogu pakett, mis kättesaadavaks muutub, on 5 miljonit. Või siis riik paneb 1 ja erast tuleb 9, nii et selle paketi suurus on 10 miljonit. Ja pigem see, minu arusaam ja uskumus oli, et selliseid asju pigem peaks tegema, jällegi strateegiliselt valima need sektorid, kuhu sellisel moel riigi poolt raha sisse panna, mida siis võimendab 4, 5 või 10-kordselt erasektori panus. Et see on siis fondide loogika. Kas riik võiks olla mõnda aega osaline näiteks teadmuspõhistes iduettevõtetes, mis on ülikoolide juures tegutsevad spin-offid? Ma arvan, et see oleks mõistlik lähenemine. See ei tähendab seda, et iga seda tüüpi ettevõte peaks automaatselt koheselt riigi raha saama või rahastust saama, et absoluutselt mitte. Aga suunana, et olla ka riskiinvestorite jaoks riigipoolne panus või riigipoolne investeering on tihti väga märgiline. Ehk siis, kui riik julgeb kuhugi raha sisse panna, siis erasektori riskiinvestor tunneb ennast kindlamalt samasse ettevõttesse või samasse valdkonda investeerides. Ja kui me suudame kasvatada enda teadusloomet, kui me suudame kasvatada koostöövõimekust läbi selle, et meie 1 miljonile tuleb kusagilt juurde 9, siis
strateegilistes valdkondades absoluutselt me peaksime seda tegema. Jah, ma siin ei mõelnudki mitte lihtsalt päikesepaneelide panekut kuhugi põllule või tuulegeneraatorite majamist, vaid ikkagi sellist teadusmahukat, mis oleks koos ülikoolidega ja võib-olla see annaks ka sellise nagu pikema vaate või nagu tahte, et tehtaks rohkem ülikoolidega koostööd, sest tegelikult ega see, kui riik on osanik, siis mulle kui kaasaktsionärile ausalt öeldes väga ei meeldi, sest see automaatselt kohe on üks bürokraat juures. Aga samas, kui me koos ikkagi võtame otsused, et me lähme seda pikka teed tegema ja ülikoolid kaasame, siis pikas perspektiivis tulu olla. Kui tohiks, ma kommenteeriks selle bürokraadi kohta, et jah, see võib ka niimoodi minna, aga see ei pea niimoodi minema, et kui me räägime seda tüüpi investeeringutest ja osaluse võtmisest kas või lühiajaliselt teadmust loomemahukates või teadusmahukates ettevõtetes, et ei ole mitte ühtegi põhjust, mille pärast riigipoolne osalus peaks kuidagi tulema olulise lisabürokraatiaga üle selle, mis kaasneks suvalise teise investori kaasamisega. Et need mudelid saab väga kenasti paika panna selliselt, et lisapeavalu sellest ei teki ja administratiivpoole pealt ei ole vahet, kas osalus omandatakse siis riigi poolt, kas otse või läbi fondi või fondifondi või siis mõne muu investori poolt, et see bürokraatia on täielikult välditav. Lihtsalt selleks tuleb need mudelid ilusasti, arukalt paika panna ja teha natuke rohkem eeltööd, et see riigi raha oleks ikkagi võimendav ja võimaldav, mitte takistav. Natuke seotud küsimus, et kas riik peaks valima eelisarendatavaid majandusvaldkondi, kus võimalik ekspordituru on suurem ning neid siis rohkem valitult toetama? Et kumb on siin tähtsam, kas võrdne kohtlemine ja vabaturumajandus või riigi majandustegevuste investeeringu tootluse seisukohalt vaatlemine? See on natukene olnud trikiga küsimus või sellele, see trik tuleks küsimusest välja võtta enne, kui sellele vastata saab, et mida tähendab, kas riik peaks või võiks, et riik oleme kõik meie, nii avalik sektor, erasektor kui valitsus. Ja selles mõttes on nagu keeruline vastata, kui me räägime poliitikutest, kui me räägime valitsuse suunistest, et kas peaks olema strateegilised suunad või valdkonnad. Ma usun, et jaa. Strateegilised valdkonnad peaksid olema, mis saavad rohkem toetust või tähelepanu, aga need strateegiliste valdkondade kokkuleppimine ei pea mitte käima niimoodi, et on ükskõik millises ministeeriumis, ükskõik millises koosolekuruumis istutakse koos laua taha, siis poliitikud ja või ametnikud ja siis nüüd otsustatakse, et mis need valdkonnad olema peaksid, et nende valdkondade leidmine ja kokkuleppimine peab toimuma koostöös erasektoriga. Vastavalt siis sellele, mis on siis sisend, mis on kogutud nii ettevõtjatelt, kes on ekspordiga tegelenud, ettevõtjatelt, kes on ekspordi vastu huvi üles näidanud, informatsioon, mida näiteks on kogunud EAS, nii meie ekspordivõimekuse ja efektiivsuse kohta või ka siis naaberriikide või siis potentsiaalsete sihtriikide kohta, ehk siis nagu ilma reegliteta kõigile võrdselt abi jagamine või siis võime ju öelda, et tegelikult maksumaksja raha ümberjagamine ilma strateegiat omamata kindlasti ei ole õige suund. Ja kui me seame prioriteetseid valdkondi, siis loomulikult see tähendab seda, et mõned valdkonnad tunnevad ennast halvasti kohelduna või siis ebaõiglaselt kohelduna, sellepärast, et nemad ei saa võrdväärset tuge. Paraku, kui me tahame tegutseda strateegiliselt, siis see on üks kõrvalmõju. Ja see ei tähenda seda, et need valdkonnad ongi ebaolulised või et need valdkonnad ei vajagi toetust või tähelepanu. Lihtsalt järgmise võib-olla 3 või 5 aasta jooksul ei ole põhifookus ja põhiraha mitte seal, vaid on kusagil mujal. Ja siis selle 3-5 aasta jooksul võime siis otsustama ühtlasi seda, et kui palju neid teisi valdkondi toetada, kui üldse, et need omakorda ei hääbuks. Et seal on jällegi keerukas mudel. Aga lühike vastus on see, et riigil selline strateegia olema peab ja riigipoolne toetus ka ekspordi suunal peaks olema, ma arvan, kaheosaline. Üks on
et koostöös üles leitud ja kokkulepitud strateegilised valdkonnad, kuhu läheb üks osa toetusest, nii rahalisest kui siis ka administratiivtoetusest, ja teine on see avastamise või maadavastamise plokk, ehk siis kas tooted või teenused või valdkonnad või piirkonnad, mille puhul ühel või teisel põhjusel meil on arvamus või kohati võiks isegi öelda kõhutunne, et võib olla selline teenus selliselt ettevõtjalt sinna riiki võiks saada oluliseks ekspordiartikliks või võiks võimaldada mõne muu ekspordiartikli paremat müüki. Katsetame, vaatame, mis saab. Et sellisteks katsetamisteks peab kahtlemata ka jätma nii raha kui aega, et seda toetada. Nüüd on mõned tööjõuga seotud küsimused, et esimene selline, et mida te soovitate masina- ja metallitööstuse ettevõttele, kelle töö sõltub tegelikult Ukrainast sisse toodavast oskustööjõust? Seal on, kuidas ma ütlen, et iga ettevõtte puhul milline on jätkusuutlik mudel, arvestades kiiresti muutuvat olukorda maailmas ja maailmamajanduses. Et ettevõte, ma eeldan siiski, mitte ta ei vaja niivõrd Ukraina või Valgevene või Läti või mis iganes muu riigi päritolu kvalifitseeritud tööjõudu, vaid ta vajab kvalifitseeritud tööjõudu ning kindlasti riigist pärit tööjõud sobitus kõige paremini selle ettevõtte ärimudelisse. Tänaseks on maailm muutunud. Nüüd on küsimus see, et kuidas jätkata. Kas ettevõte, kes olulisel määral toetus Ukraina tööjõule, saab sellele toetuda ka samal moel täna? Selge on see, et ei saa. Ükskõik, kui palju meie siin võimleme, ei tähenda ikkagi seda, et piisaval hulgal Ukraina spetsialiste meile piisavalt kiiresti jõuaks. Nüüd on siis küsimus see, et kas me otsime lühikese ajalise või pikaajalise lahendusi. Ma ei saa öelda ettevõtjale, et ettevõtja peab enda ärimudeli ümber tegema ja loobuma täielikult sellest, et osa tema ärist tugineb Ukrainast pärit spetsialistidele. Ettevõtja ise peab hindama, et kas need spetsialistide siia jõudmine tulevikus on realistlik või ei ole. Ja see realistlikkuse faktorid on mitmeid. Maailma majandus, välispoliitika, sisepoliitika ja kõik muu. Ja vaatame seda, et kas on võimalik oma ettevõtlusmudelit, oma ärimudelit ehitada ümber või parendada selliselt, et see oleks töökindlam või jätkusuutlikum. Ja kas selle jätkusuutliku mudeli sisse jätkuvalt kuulub ka kindlast riigist pärit oskustööjõud või mitte. Seda on abstraktselt keeruline öelda, et see sõltub ettevõttest, sõltub spetsialiteedist, sõltub sellest, mis oskusi välismaalt toodi. Kui see ainus, see ei ole väga levinud, aga siiski ühe mudelina, mis on levinud, on see sama, ütleme siis palgataseme erinevus, eks ole, et kui suure palga eest on nõus siis töötama kolmandatest riikidest pärit inimesed versus siis Eesti või Euroopa Liidu kodanikud. Jällegi, et see praegune kriis on maailma majanduse segi paisanud ja kui selle analüüsimine, jooksev analüüsimine, et milline ärimudel on jätkusuutlik, peaks toimuma nii ehk naa ka seda tüüpi ettevõtete puhul, siis nüüd peab see käima kiirendatud korras. Ja võib-olla natukene kolm sammu negatiivses suunas edasi hüpates, et on väga võimalik, et konkreetse ettevõtja ärimudel muutunud maailmas ei olegi enam jätkusuutlik. See on küsimus see, et kas vahetatakse valdkonda, muudetakse siis olulisel määral ärimudelit või pannakse äri kinni. Ja kui ärimudel on väga suures sõltuvuses ühest või paarist komponendist, mille kättesaadavus on halvenenud või muutunud nulliks, siis mis valikud siin on? Et see ei pruugi olla ju Ukraina spetsialistid, kellega meil mure on. See võib olla
tooraine, mida me enam kätte ei saa, see võib olla eksporditurg, kuhu enam ei tellita või mis muu. Et neid muudatusi peab arvesse võtma. Ja hetkel ei oska keegi ette ennustada, mis saab välistööjõuga olukorras, kus pigem riikide vahel reisimist on vähem ja kus Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu väliste riikidega on reisimist veel vähem. Soomes räägib, eks ole, oma muudatuste sisseviimisest või siis selle piiriületuskorra muutmisest, eks ole, tööjõu kontekstis just. Ja teised riigid vaatavad ju seda sama, nii meiegi. See on ettevõtja, jah, siit ei saa riik ega mina öelda, kuidas tegutsema peaks, et ärimudel peab olema jätkusuutlik, mida paindlikum on ärimudel ja selle nimel tuleb igapäevaselt tööd teha, seda lihtsam on ootamatut olukordadega hakkama saada. Aga nagu me selle kriisi ajal oleme näinud, siis sellise ulatusega kriisiks ei olnud ikkagi peamine osa ettevõtteid või 90 mis iganes protsenti ettevõtteid tegelikult ei olnud valmis terves maailmas. Sellist langus ja sellist muudatust ei osatud väga ette näha. Ja ma ei taha siin ka seda muljet jätta, et nüüd ma istun siin targa näoga ja ütlen ettevõtjale, et ise olid loll, et oma ettevõtte selliselt üles ehitasid. Et see kindlasti ei ole minu sõnum. Minu sõnum on see, et reaalsusele tuleb kaine pilguga otsa vaadata ja muutunud maailmas ei ole, kuidas ma ütlen, muutunud maailmas võib tekkida olukord, kus varasemalt väga edukas ärimudel, väga mõistlikult üles ehitatud ärimudel, edukas, kasvab, tänasel päeval lihtsalt enam ei tööta ja ei hakkagi tööle lähiajal. Ja sellisel juhul tuleb see kas üle vaadata või kinni panna. Et siin tuleb teha raskeid otsuseid. Sellega seonduv küsimus on, et kas probleem on kutsehariduse ja selle poliitika puudulikkuses, et ei jätku oma inimesi tööjõuks? See on minu hinnangul on see üks olulisi põhjuseid. Ma olen näinud, et viimastel aastatel on hakatud tegema tihedamat koostööd ettevõtjate ja kutseharidusasutuste vahel. Ehk siis, et valmistada ette inimesi, kes on võimelised asuma nendele töökohtadele, mille puhul on vajadus reaalselt olemas ja vajadus on suur. Siin, ja ütleme siis nagu need töökohad väga tihti on siis traditsioonilises mõttes mitte niivõrd sinikraed, vaid isegi võiks öelda, et valgekraed. Ehk siis need on seda tüüpi töökohad, kus on vaja põhjalikku arusaama sellest, kuidas mingi valdkond töötab või kuidas mingit tüüpi tehnoloogia töötab, aga sa ei saa koolis õpetada spetsiaalselt mingi konkreetse masinaga töötamist. Et see lihtsalt ei ole võimalik, et masinate variante on liiga palju. Kutseharidussüsteemist peab tulema välja inimene, kes suudab hästi kiiresti kohanduda selle ettevõtte vajaduste ja spetsiifikaga, kuhu ta tööle läheb. Et on selleks kohandumiseks võimalikult hästi ettevalmistatud selliselt, et on oma õpingute raames juba ka valdkonna ettevõtetega kokku puutunud. Ja seda hetkel, kui ma ütleks, et ma peaks vastama, kas see on või ei ole, lihtsalt jah või ei, siis ma ütlen, et seda meil Eestis ei ole. See ei tähenda seda, et seda kohe üldse ei ole, seda siin ja seal natukene on, aga seda ei ole piisavalt. Ja kui meie kutseharidussüsteem ühelt poolt lõpetaks selle tupik olemise, teiselt poolt paraneks selle maine ühiskonnas ja kolmandat poolt muutuks veel tihedamaks koostöö ettevõtlusega, siis me saaksime sellest probleemist ka üle. Kas see poliitika praegusel juhul on selliselt paika pandud, kui ma hindan puhtalt tulemuste põhjal, siis ma arvan, et seda poliitikat sellisel moel hetkeseisuga paika pandud ei ole. Nüüd praegusest valitsemisest ka selline küsimus, et ehk siis, et räägime EKRE-st ka, et kas tänase valitsusega on lootus päriselt deep tech ettevõtluskeskkonda ehitada või ootame rahulikumaid aegu? Ja see on muidugi alati hea strateegia, et ootame rahulikumaid aegu ja siis samas see 20 aastat hiljem, kas need on ajad rahulikumad või mitte.
ega kuidas ma ütlen, et ei tee ettevõtted üksinda väga palju ära, kui keskkond pole soodne. Ei tee teadlased väga palju üksinda ära, kui keskkond pole soodne. Ja ei oska ka valitsus liikuda kuhugi poole, kui keskkonnas teised mängijad piisavalt palju head sisendit ei anna. Et poliitiline foon on loodud koalitsioonileppega. See on meie tänane reaalsus ja see on reaalsus selle valitsuse töö lõpuni. Iga ettevõtja, kes soovib enda valdkonda kasvatada, peab selle reaalsusega arvestama ja siis informatsiooni, soove ja koostöövõimekust nii-öelda siis süstima sellesse süsteemi meie ümber vastavalt reaalsusele. Et kas meil on tänapäeval või tänasel päeval, kas meil on lootust arendada muuhulgas ka high-tech siis majandust või ettevõtlust, ma usun, et absoluutselt on. See on selline natukene võib-olla kummaline paradoks, et ühelt poolt hinnatakse tihti valitsuse võimekust midagi ära teha, hinnatakse tohutult madalaks. Ehk siis alates sellest, et vahet pole, mida nad teevad, niikuinii sellest midagi ei muutu või et neil võtab tohutult kaua aega, et millegagi hakkama saada või mis iganes sellised negatiivsemad hinnangud on. Ja et hinnatakse valitsust pigem sellise aeglase ja võimetuna. Ja teiselt poolt arvatakse aeg-ajalt, et valitsus suudab hästi kiiresti mingite asjadega hakkama saada ja hästi kiiresti midagi muuta või siis jällegi negatiivsesse minnes, et midagi hästi kiiresti midagi ära lammutada. Et need asjad võtavad ikkagi ühtlaselt palju aega ja teistel osapooltel selle süsteemis on väga oluline roll mängida. Ja Eesti üldist ettevõtluskeskkonda arvestades, Eesti digitaliseerituse taset arvestades, Eesti hariduse kvaliteedi arvestades ei näe ma küll põhjust, mille pärast peaks tehnoloogiasektori areng tänasel päeval või sel aastal või ka järgmisel aastal kuidagi pidurduma või siis päriselt seisma jääma. Et neid võimekaid osapooli, neid, kellel on vajadus, neid, kellel on võimekus, on piisavalt palju, et see kõik kenasti edasi liiguks. Selline küsimus, et millised Eesti ettevõtlusvaldkonnad või ärisektorid võiksid targa poliitika korral kriisi järel muutuda rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemaks kui enne kriisi. Ja siin võiks ka võrrelda, et kui teil on kogemus pikaaegne Londoni piirkonnast, et kas meil on siin, kas meil võiks olla mingisugune eripära või jooksevad kõik pärast kriisi ühes suunas? Sama küsimusega tegelevad praegu kõik riigid. Ja ma tean, et see kõlab natukene siis ette arvatuna või igavana see vastus, et tehnoloogiasektor kahtlemata on üks neist, millel on eelis. Ja Eesti kuvand, aastate jooksul loodud kuvand Eestist, nagu me kõik teame, et kuvand on üks ja reaalsus on teine. Et meie vaatame oma IT-süsteemi kohaliku inimese pilguga ja näeme, et aeg-ajalt miski ei tööta ja siis kirume ja siuname. Kõrvale tuleb inimene teisest riigist, kes ei ole isegi mitte sellist süsteemi näinud, kelle jaoks kõik toimub palju aeglasemalt, ebamugavamalt. Ja temal juba oleks ka selline süsteem, nagu meil on. See põhimõtteliselt kuulub ulmevaldkonda, et see isegi ei ole võimalik mitte, et midagi nii head on olemas. Et selline süües kasvab isu ja meie isu on pärast aastatepikkust üsna ablast söömist kasvanud päris suureks. Sellegi poolest tehnoloogiasektoril tänu sellele meie kuvandile on eelis. Kogu see kaugtöö teema, kogu veebipõhise hariduse teema, need on kõik valdkonnad, millega me saame või millega meie tehnoloogiasektori ettevõtted maailmas saavad hetkel laua taha.
et meie teame, kuidas asju paremini teha, kui enamikes riikides tavapäraselt suudetakse teha. Kas on mingeid valdkondi veel konkreetsemalt, ma ei oska seda hetkel öelda. See olukord on natukene liiga värske ja maailm on praegu väga kiires muutumises. Et on mõned valdkonnad, millel ei ole valikut, nad peavad ümber mõtlema, turismisektor on üks neist, peavad ümber mõtlema, mis neist tulevikus saab, kuidas nad oma teenuseid ja tooteid edaspidi ehitama hakkavad, et see jätkuvalt töötaks. Aga ütleme, üldistatult võib-olla võiks öelda seda, et meie eelis ilmselt ei ole mitte raske tööstus, sest meil on väga väike riik ja väga vähe inimesi. Ehk siis traditsiooni rasketööstus mitte, digitaliseeritud rasketööstus võib olla, kui me suudame siis valitsuse poole pealt luua ka piisavalt soodsa keskkonna, et hetkel see keskkond on selline poolsoodne. Digitaliseeritud tööstus, jah, ja meil on siin eelised, konkurentsieelised, teadmuspõhine teenuse pakkumine või toote loomine samamoodi. Ehk siis fookus ajudel, mitte kätel, sest käsi on meil vähe ja üks aju suudab ära teha rohkem kui üks paar käsi. Ja võib-olla siis see ongi see suund, kuhu vaatama peaks, et me ei saa konkureerida riikidega, kus on palju odavat tööjõudu. Me ei saa konkureerida riikidega, kus üldse on palju tööjõudu, sest meil on vähe inimesi. Me peame tegutsema efektiivselt ja ma usun, et järgmise paar kuud, ütleme siis aasta lõpuni, suure osa eksportivate ettevõtete jaoks on see periood, kus tuleb väga aktiivselt katsetada uusi lähenemisi või uusi tooteid või uusi teenuseid, et vaadata, mis siis takkenupuna kinnitub ja mis ei kinnitu. Et hetkel öelda, mis asjad kindlasti tööle hakkavad kõige paremini, ma arvan, et ei ole võimalik. Vähemalt mina ei oska seda öelda. Aga mida ettevõtted saavad teha, on need, ettevõtted, kes tahavad ka 2021 jätkuvalt vee peal olla ja potentsiaalselt isegi väga edukad olla, peaksid esmajärjekorras keskenduma hetkel sellele, et luua enda ettevõtte jaoks võimekus hästi kiiresti katsetada erinevaid lähenemisi toodete, teenuste ja turgude kontekstis, et vaadata, mis töötab uues maailmas ja mis uues maailmas ei tööta. Mul on endal mitmeid kordi olnud dilemma, et kui on mingisugune uus idee või keegi küsib nõu, et kas katsetada Eestis vähese rahaga ja väiksema riskiga ja kaotada aega või proovida kaasata kohe rohkem raha ja anda osalust ära ja proovida kohe minna välismaailma. Et siis kumb tee nagu võiks õigem olla, et kas Eestis kui kasvulaval katsetamine või kohe suureks kasvamine. Mitte kasvamine, vaid siis kasvada proovimine. Näed, kumb puuvili on õigem, kas apelsin või mustikas? Sõltub ju kontekstist ja see Eesti väiksus tähendab seda, et kui me räägime teenustest ja eelkõige digiteenustest, siis meie turg on 1,5 miljonit, maailmaturg on 7,5 miljardit. Ja selline sihi seadmine digiteenuste puhul, et digiteenused piire tavaliselt väga tihti ei tunne ja neile pole mõtet vägisi need piirega ette joonistada. Seda raha poolt ma võib-olla isegi tähtsustaks üle, et väga tihti minu kogemuse järgi ei ole piirang mitte rahas, vaid piirang on hea idee realiseerimisvõimekuses ja see on eelkõige siis inimeste taga, mitte niivõrd raha taga. Et raha leiab erinevatel tingimustel, kas peaks iga hinna eest vältima välisosalust alguses ja püüdma oma jõududega hakkama saada, sõltub sellest, mis selles sektoris maailmas toimub. Millistel tingimustel on võimalik sellesse sektorisse
raha juurde tõmmata. Et kui see tähendab seda, et antakse kontrolli korraga käest ära selleks, et saaks paar sammu edasi liikuda, siis võib-olla see ei ole mõistlik. Aga kohati võib-olla see natukene selline mõtlemist kammitsev suund on see, et me kohati kipume ideid käsitlema nagu lemmikloomadena, mitte karjana. Üks ütlus oli, et mis puudutas tehnoloogia valdkonnas, siis serverid, eks ole, siis serveriarvuteid, et kui vanasti serveriarvuti oli nagu koduloom, et talle anti nimi ja seda nime sa teadsid ja aja jooksul kõik need serverid siis kuidagi omandasid ka teatava käitumismustri ja iseloomu, ehk siis kui kusagil oli mingi viga, sa teadsid, millise serveri puhul see ilmselt niimoodi läks. Et tänapäeva maailmas, kus me oleme pilve liikunud, siis me kohtleme neid servereid nagu karja või kui nüüd nagu isegi karmimalt öeldes nagu tapama minevat karja, et igal ühel seal on nimi küll, aga me seda nime ei tea ja me tegelikult ka ei hooli, sest mudel on teistsugune. Et ideedega võib-olla samamoodi, et võib-olla ei tasuks väga tihti, häid ideid on maailmas jalaga segada. Et võib-olla ei tasuks sellest ühte ideest niivõrd kinni jääda, vaid kohelda ideid kui võimalikke hüppelaudu järgmiste ideedeni. Et kui hetkel on näiteks võimekus olemas sellega, et on hea idee ja asjalikud inimesed, kes on võimelised seda ideed rakendama ja sellega edasiliikumiseks on hädavajalik kaasata välisrahastust, mis annab ka kontrolli ära, aga siis fine, aga siis lähme seda teed. Sest selle kogemusega, nende sidemetega, selle teadmisega, mis ehitatakse selle käigus, me saame liikuda järgmise ideeni, kus me võib-olla ei pea sellisel määral välisrahastust juurde küsima. Ja ka tolle me võime võib-olla siis käest ära anda, et liikuda kolmanda ideeni, kus me pole välisrahastust ja kontrolli äraandmist üldse tarvis, me saame täpselt ainult enda jõududega hakkama. Et ei tasu nagu väga kramplikult kinni olla ühes idees, pigem olla valmis selles ideede ja rahastusmaailmas hästi kiiresti navigeerima ja hüppama järgmisele ideele, kui see tundub mõistlik ja kui need inimesed on asjalikud inimesed jätkuvalt sinu ümber. Ma ei tea, kas see vastas küsimusele, kas on kumb on õigem, kas apelsin või mustikas? Ja ega sellele küsimusele ei olnudki võimalik vastata, aga kui sa magad selle küsimusega nagu korduvalt, et siis on ikka hea mõnikord kellegi teise käest ka küsida, et kumb õigem on. Aga ma siia lõppu tahaks ühe sellise küsimussoovituse anda või arvamust küsida, et minu arust Eestil on näidata küll ja küll nii e-riigi poole pealt kui mujalt. Aga pigem on meie nõrgem pool olnud müügitegevus, ehk siis me ei oska välismaailmale piisavalt agressiivselt paista ja me ei ole head müügimehed või meil on neid õigemini väga vähe. Ja samas on jälle mõned super head näited, kus on viidud ettevõtjate delegatsioone kas siis Aasiasse või Lähis-Ita või kuhu iganes ja neid on juhtinud või seal on osalenud endised poliitikas olnud inimesed. Võtame siis Taavi Rõivas või Anne Sulling või Toomas Hendrik Ilves ja ükskõik, mis me siin arvame nendest Eesti tasemel või kes mida arvab, aga tegelikult nad on välismaailmas nagu väga-väga head müügimehed või Eesti asja ajajad. Et kas sellesse ritta võiks tulla ka Kaimar Karu, et hakkab koos ettevõtjatega Eesti asja väljaspool Eestit müüma? Küsimus on selline, et kas võiks tulla, siis vastus on see, et võiks muidugi. Kas ka tuleb, eks elu näitab. Selle 5,5 kuu jooksul mul õnnestus ettevõtjatega ka natukene käia ringi ja mõned uksed avada ja mõned teemad käima lükata. See müügi, ma mõtlen, et selle efektiivse müügitöö või müügitöö oskuse kontekstis, et sellised edukad eksportivad ettevõtted sinuga ilmselt nõus ei ole, et see võimekus on puudu. Pigem osatakse küll ja kogemus on väga tihti see, et kui on jalg ukse vahele saadud, siis Eesti ettevõtja ja
ma ei tahaks võib-olla spekuleerida, et kas see on Eesti ettevõtja punkt või see on Eesti ettevõtja võrreldes mõne teise riigi ettevõtjatega, et võib nii või teistmoodi olla. Aga sõltumata sellest, kumma pidi see on, et see Eesti ettevõtte poolt pakutav kvaliteet tihti hämmastab ja hämmastab siis välispartnerit heas mõttes. Ehk siis eestlane lubab, eestlane teeb ja kui teeb korralikult. Alati on erandeid, aga üldine tagasiside on selline, et me müüme ennast tihti läbi tehtud tööde ja sealt juba siis levib see sõna ka, et me tegelikult teeme asja päris hästi. Ja nende kohtumiste raames ma tõepoolest veendusin, et selline poliitiku toetus on aeg-ajalt väga oluline, sest natuke nagu selle investeeringute kontekstis, mis me enne rääkisime, et kui riik investeerib, siis see eraettevõtjale või erainvestorile annab julgust, siis see kehtib ka nende uste avamise mõttes, et kui riik toetab mingit valdkonda või näitab, et poliitilisel tasemel on sellele valdkonnale riigis olemas tähelepanu ja tugi, siis välispartner, olgu see siis ettevõte või mingit tüüpi organisatsioon, tunneb oluliselt suuremat valmidust ja koostöötahet enamasti, et sellega siis tegeleda omalt poolt ka. Kas mina võiksin liituda nende inimeste riviga, kes Eestit siis turundavad või suisa müüvad välismaal? Ma olen seda ju tegelikult ka varasematel aastatel ise teinud, et enamasti piisab sellest, et sa oled lihtsalt eestlane, selleks, et sa vähemalt tehnoloogia maailmas oleksid ühtlasi ka Eesti müügimees, alates meie XT-st ja ID-kaardist ja online maksuametist ja kõigest muust, et paljude riikide ja inimeste jaoks on see ikkagi jätkuvalt müstika, et niimoodi on võimalik, meie jaoks on see tavapärane, meie pigem viriseme aeg-ajalt, et ei ole päris nii hea, kui võiks olla. Kas ma tõenäoliselt jään sellega tegelema? Ja hetkel ma veel ei oska öelda, et millises vormis täpselt, milliste ettevõtetega, millistel turgudel. Varasemalt oleme pigem olnud selles mõttes rahvusvahelise haardega, et baseerun, kus iganes ma baseerun, aga koostööd teema ettevõtetega üle terve maailma. Et seda ma jätkan nii ehk ühel või teisel moel ja ma pärast seda 5,5 kuud pigem tunnen, et mul on sellist nii soovi kui valmisolekut kui oskust jätkata siis Eesti edu suurendamisega või Eesti turundamisega veel olulisemal määral, kui ma seda varem teinud olen. Et jah, lühike vastus on jah. Siis tundub nii, et me jõudsime lõpuks väga heale lahendusele, et kõik, kes kuulasid, on loodetavasti kunagi tulemas kaasa või minemas kaasa Eestit ja oma äri müüma koos Kaimar Karuga, nii et mõnikord sellised lühikesed või lühikeseks jäänud sutsakad valitsuses tulevad võib-olla isegi palju rohkem kasuks, kui esialgu tundub. Et juba ei olegi vaja nii palju Eesti siseselt rabeleda kui väljapoole. Aga nüüd on 1,5 tundi peaaegu märkamatult läinud, et meil on aeg otsas. Zoom keerab varsti kraanid kinni. Et aitäh! Oli väga pikk ja sisukas vestlus, kõike me ei suutnud katta, aga kuidagi grupeerides saime enamjaolt teemadega ühele poole. Et aitäh Kaimar Karule ja kohtume siis Tartu ideede teisipäeval mingisugusel järgmisel teisipäeval, loodetavasti juba näost näkku. Ja minu poolt samamoodi aitäh Kuldra sulle ja aitäh kõigile kuulajatele, vaatajatele.